Mina käisin siis sellel suvel sellises evangelismi laagris ja siis seal kõige lõpus me läksime tänavatele kõlaritega ja me jagasime inimestele evangeeliumi ja seda siis oma täiuslikus vormis, mitte niimoodi, et ka me mainisime kõike, et mainisime ka pattu ja põrgut, et ei olnud lihtsalt mingisugune ilustatud versioon, et see on hea kingitus, mida te saate, aga et sellel on ka tagajärg, et kui sa ei vali seda. Ja siis me jagasime seda ja me olime Tallinnas, me olime Tammsaare pargis ja siis seal oli päris palju inimesi ümber, kes ka istusid ja jäid kuulama. Ja siis kõige lõpus me anname ka alati inimestele nagu valiku, et kas nad tahavad Jeesust oma südamesse vastu võtta, sest see on hästi oluline, hästi tihti inimesed nagu mõtlevad, et tegelikult on päris põnev, aga kui sa neile seda valikut ei anna, siis väga tihti nagu nad lihtsalt ise ei astugi seda sammu, et nad isegi ei mõtle, et okei, et see minu jaoks ka nagu variant. Nii et me kõige lõpus tegime sellise asja nagu altarikutse ja me kutsusime kõiki inimesi siis nagu, et tõstke oma käsi, kui teie tahate täna päästetud saada. Ja siis päris palju nagu inimesed kõnnivad mööda ja väga ei kuula, väga ei huvitu sellest, aga vahepeal juhtub, et ka inimesed nagu tõstavad päriselt käe ja oma südames nagu kahetsevad pattu ja tahavad Jeesust. Ja siis suvel oli selline üks kord, kus oli selline noor tüdruk, kes tõstis oma käe niimoodi nagu tasapisi niimoodi, et sa nagu natukene märkad seda. Ja siis muidugi me panime tähele ja pärast jooksime tema juurde. Ja siis me rääkisime temaga, ta ütles, et ta oli just nagu kohanud Jumalat ja ta tegelikult väga igatseb nagu rohkem teada sellest, aga tal on 0 kristlast ümber, et tal ei ole perekonnas kedagi, tal ei ole ühtegi sõpra ja ta koguduses ei ole ühtegi noort ka. Ja siis me kutsusime teda igast kohtadesse, julgustasime teda ja saime temaga päästepalve teha. Ja siis mitu kuud hiljem, ma olin vahepeal, võib-olla 1 kuu hiljem, siis ma olin vahepeal Eestist ära ja mõtlesin, et ma ei saa teda jüngerdada, ma ei saa temaga üldse edasi suhelda, et mis temaga juhtub, et võib-olla ta ei saagi edasi kasvada kristlasena. Aga ma tulin tagasi ja ma kirjutasin talle, et kas sa tahad minna Alfale sinna Oleviste kogudusse, et ma võin sinuga kaasa tulla, et me saaksime õppida neid põhiasju, mis on kristlusest. Ja ta oli nii entusiastlik, ta ootas täiega seda ja nüüd me oleme juba käinud paar kuud ja see on nii vinge näha, kuidas kui Jumal pani mind sinna kohta talle evangeeliumi kuulutama ja tema oli täpselt sellel hetkel seal ja nüüd see näitab, kuidas see on nii Jumala ühitud. Nii et ära kahtle selles, et kui sina lähed välja, siis Jumal võib kasutada sind millekski, mis tal on juba endal plaanis olnud. Sellepärast, et võib-olla ta on juba kellegi tänaseks päevaks valmistanud sinu jaoks ette, et sina saaksid just tema juurde minna, evangeeliumi kuulutada ja teda edasi jüngerdada. Nii et jah, olge julgust. Aitäh, Linnea! Võtame ühe tunnistuse veel. Markus. Väga palju ägedaid asju on viimasel ajal toimunud ja mõtlesin pikalt, et mida jagada, sest tõesti imelisi asju on tänavatel juhtunud. Olen näinud nii tervenemisi kui kõike muud. Aga Jumal pani mulle südamesse, ma räägiksin ühe loo, mis võib-olla justkui ei ole nii epic nende kõikide seas, aga ühel päeval mul oli selline olukord, kus ma olin otsustanud, et ma mingi perioodi ma tahan iga päev vähemalt ühele inimesele jagada evangeeliumit ja oli õhtu kätte jõudmas, ma ei olnud mitte kellegagi rääkinud ja ma olin et ma pean minema tänavale lihtsalt selle nimel, et ma pean leidma kedagi, ma ei saa minna magama niimoodi, et ma ei ole kellegile rääkinud. Ma läksin ja kõndisin linnas ringi ja siis üks bussipeatus jääb kuidagi silma ja näen, et seal on inimesi ka ja valin sealt juba kaugelt välja endale ühe ohvri, et temale ma räägin, et tundub, et see on hea inimene. Ja lähen sinna ja teen neid tõttakat sammu ja just siis, kui ma jõuan sinna, tuleb mingi buss ja kõik need inimesed, kes seal on, lähevad bussi peale ja sõidavad ära. Ja täpselt nii napilt, et ma ei jõuaks isegi sinna bussi peale hüpata järgi või midagi. Ja see jääb täiesti tühjaks kohaks ja ma olen mida ma nüüd teen või et kus ma siis edasi lähen, aga samas nii selgelt on see teadmine, et ma pidin just siia tulema. Siis jään lihtsalt sinna seisma ja olen Jumal, ma olen siin ja vaatan, mis siis juhtuma hakkab. Ja seisan esimesed 5 minutit ja kedagi ei tule. Siis on veel 5 minutit, juba hakkab natuke külm, aga ikka kedagi ei tule ja mõtled, mis saab, juba õhtu on niimoodi hiline, hämar ja läheb veel 5 minutit ja
siis ongi, et mingi üle 15 minutit on mööda läinud ja siis lõpuks tuleb üks vanem naisterahvas sinna. Või kas vist nii väga vanem, aga ikkagi. Ja tavaliselt ma lähen inimeste juurde rääkima, siis ma alustan selle küsimusega, et kuulge, et kas keegi on teile kunagi öelnud, et Jeesus armastab teid? Ja see on väga sisse harjunud, ma alati lähen niimoodi, see kuidagi töötab minu puhul. Ja sellel hetkel ma korraga olen nagu, et Jumal ütleb, et ära nagu mine selle jutuga, vaid küsi otse, et kas ma võin sinu eest palvetada millegi pärast. Ma olen, no okei. Astun lihtsalt selle inimese juurde ja olengi, et tervist, et lihtsalt oli südames, kas on midagi, mille eest ma võiks palvetada tervisega või midagi. Ja ma ei jõua oma lauset lõpetada ja tahan, et mul tuleb järgmisel nädalal operatsioon ja ma olen väga mures ja ma olen väga tahtnud, et keegi palvetaks mu eest. Ma olen, et vau, mida? Ja siis jagas natukene ja ma sain palvetada tema eest ja jagada talle evangeeliumit. Ja võib-olla mitte näha selles hetkes seda muutust, aga ma usun, et Jumal nagu saadab meid nendesse hetkesse ja see need väiksed kohad, kus me saame külvata ja kus me ise ei peagi seda vilja nägema, on nii erilised, kus Jumal saab meie läbi kellegi eludus midagi teha. Aitäh! Ja võtame viimase tunnistuse. Oled sa juba julgustatud natukene? Elisabeth, jaga lühidalt mingi võimas, vägev Jumala naine. Jagab meile. Tere, mina olen Elisabeth ja ma olen Tallinnast. Ja mina käisin Firecampis 2 aastat tagasi ja see kogemus väga muutis mu elu. Et peale seda ma sain sellise julguse ja sellise rõõmu, mida ma ei ole enne kogenud. Ja ma hakkasin päriselt praktiseerima, kuidas rääkida tervet evangeeliumi. Ja peale seda Firecampi ma hakkasin otsustama, et ma teen oma koguduses selliseid missionireise, et me käime siis nagu väljaspool Tallinnat ja siis läheme kuskile näiteks kuhugi linna ja siis seal esimene õhtu teeme sellise noortega laadse mingisuguse õhtu ja siis järgmine päev käime kuskil vanadekodus või ma ei tea, kirikus teenimas pühapäeval ja me läheme siis nagu sükse väikse pundiga ja me käisime paaris linnas ja eelmine või üle-eelmine talv, ma täpselt ei mäleta enam, aga me käisime Haapsalus ja me tegime täpselt sama asja, et esimene õhtu minu arust me niisama puhkusime ja laupäeval me tegime sellise suurema noorteka ja tegime siis laupäeva päeval ka sellise outreach'i, et võtsime siuksed flaikud, kus olid meil kutsed peale, et õhtul on noortekas ja noorteka ajal me tahtsime teha siis sellise altari kutse, et kõik, kes tulevad sinna noortekale, saavad võtta Jeesus oma südamesse. Aga tänavatele minnes me lihtsalt kutsusime neid nende väikeste kutsetega, et tulge õhtul kohale. Ja meil ei olnud väga palju usku sellesse, kahjuks. Aga Jumal täiega õnnistas niimoodi, et õhtuks, kui me olime tühjas Haapsalus, neid kutseid, laikusid jaganud, siis õhtul oli saal rahvast täis ja meil oli siuke pisikene saalike seal ja siis see oli hästi-hästi äge, et Stefan ka tegi sellise altari kutse, et kutsus kõiki noori, kes tahavad oma südamesse Jeesust võtta, said võtta ja see oli hästi äge ja mis oli kõige ägedam selle juures oli see, et 2 noort, kes olid Haapsalust kutsutud, nemad, me hakkasime neid jüngerdama, sest nad tahtsid rohkem Jeesust näha ja nad hakkasid käima meie kirikus, nad hakkasid käima meie noortekatel, nad hakkasid käima meie laagrites ja lõpuks nad ise tulid Firecampi ja olid ise need inimesed, kes läksid tänavatele kuulutama Jeesusest ja kutsuma neid Jumala juurde. Nii et see on see, mida Jumal teeb. Et see on nii äge, kuidas Jumal teeb uusi töötegijaid juurde, et see tuleb topelt ja topelt juurde, et seda abitööväge tuleb juurde ja juurde, et see lihtsalt topeldab juurde. Nii et ei pea muretsema, et oi, meid on nii vähe, et kuidas me saame nüüd selle Eestimaa ära kaetud. Ei, kui teie kuulutate, siis seda tuleb, seda 2-kordistub, 3-kordistub, 4-kordistub, et ärge muretsege, püha vaim on koos teiega ja tehke oma osa. Jumal toob selle lõikuse, ärge muretsege.